ausõna, mina neid seda lauda ja tooli siia ei pannud, aga teate, see on ju see vana lugu, et kui püss on laval, siis see peab ju pauku tegema. Aga tead, mul hakkas mure, et kui öeldi, et Gunnar Kotiisen jutlustab hingamispäevas sabatis, siis saal hakkas naerma. Siis ma mõtlesin, et ma pean ikkagi tõestama, et ma oskan vahest istuda ka ja suhteliselt rahulikult, aga seda lühidalt. Ma ei tea, kas sinul on puhkuse hetkedeks, hingamise hetkedeks mingid omad rutiinid või midagi, kui sa seda teed, siis mitte ainult su hing ei ütle või su teadmine ei ütle, et täna on puhkepäev, vaid kuidagi kogu su olemisviis saab aru, et vau, kalendril pole enam tähendust, kella võib kas või 30 aastat tagasi keerata, kõik on kombes. Minul ilmselt on selline see kohviarmastus ja need päevad, mis mul on vabad, siis tavaliselt ma alustan hommikut umbes niimoodi. Ja tegelikult see on oma tugitool, siis kui veel vana palvel oli, siis see oli seal üleval korteris ja just niimoodi ma sellele toolil istusin. Ma arvan, et ma tõesti ei ole vist elus kordagi jutlustanud hingamispäevast. Vähemalt nii palju, kui ma sobrasin oma märkmeid mingitel seminaridel, mingitel vestlustel, ma olen sellel teemal rääkinud. Aga tõenäoliselt ma olen täna siin. Sellepärast, et ma pean regulaarselt hingamispäeva. Ei mõnede näost tuleb. Ja küll, no ma räägin. Et ausõna, ma söön seda, selline rutiin mul tavaliselt on nendel hingamispäevadel ka, et mulle meeldib midagi kohvi juurde krõbistada, kuna ma pärast saavad teised ka. Väga hea, noored, mis te olite jätnud sinna. Taust, kus mina tulen ja mõnes mõttes, kus ma olen nagu üles kasvanud, on ju lühidalt kokkuvõttes selline, mulle nagu väga meeldis minu vaimuliku isa ja pastori ja onu kirg. Ja tema ütles, et elus on alati parem läbi põleda, kui läbi roostetada. Et kui on valida, et äkki võtame elu liiga rahulikult või natukese mökult või kuidagi, siis ei. Parem, kui üldse nagu kraavi sõita, siis teisele poole. Ja see on olnud, eks mõnes mõttes minu elu selline nagu tugev külg ja nõrk külg ka, et oma elu 50 aastat esimest ma olen niimoodi elanud. Aga kui ma olin 15-aastane, siis mul on hästi hea meel, et mind saadeti ühte piiblikooli. Ja seal täna juba igavikku läinud Allan Laur jagas oma elust ja ütles, et see, et ta on nii pikalt ja nii viljakalt saanud Jumalat teenida, tegelikult üks põhiline nurgakivi sellele oli see, et üks päev nädalas ta absoluutselt lükkab ennast välja. Ta ei tee mitte midagi, ta ei suhtle teistega, ta on Jumala ja perega. Ja ma mäletan, ma olin 15 ja kuulasin ja mõtlesin, et see tundus päris patune mõte. Võrreldes sellega, et alati on parem läbi põleda kui läbi roostetada. Sest üks vaba päev, ma arvasin, et selle aja saab juba täitsa rooste võib minna. Aga siis, kui ma astusin ise, sain täiskasvanuks, hakkasin tööl käima ja suur osa minu elust on möödunud koguduses, siis mõned aastate möödudes ma korraga kuidagi oma mineviku mälestustest ja kogemustest kraapisin selle välja ja mõtlesin, et see on väga hea asi. Seda tulebki hakata praktiseerima. Ja kui ma olin selle ära otsustanud, siis ma arvan, et 2-3 aasta pärast ma avastasin, et vau, see oli hea plaan, aga ma ei ole selleks midagi teinud. Ja siis ma arvasin, nii nagu ikka noored inimesed, et homme hakkan õppima, no nüüd ma sain aru, et see niisama iseenesest ei tule ja nüüd ma teen seda uuesti. Ja ma arvan, siis läks ka aasta või 2 mööda, kuni ma sain aru, et ma ei suuda seda muidu teha, kui ma ei hakka seda endale kalendrisse kirjutama. Ja vaata sellest ajast, peaaegu ikkagi iga nädal, mõni üksik nädal on erand. Ma olen varakult endale kirjutanud kalendrisse selle ühe päeva, mis on minu jaoks hingamispäev. Ja teatud mõttes see, mis siin kirikus on, iseloomustab seda nagu arusaama või nägemust, mis minul on hingamispäevast. Ja ärge muretsege, kohe varsti me tuleme minu elu juurest ära ja lähme Jeesuse elu juurde, sellepärast, et me järgneme Jeesuse eeskujule. See on kogu selle hooaja nagu moto ja eesmärk. Aga hingamispäevas ilmselgelt peab alati olema seda kohvi, šokolaadi ja tugitooli kohta. See, kus sinu ihu, kus sinu tavaline elutempo tõmbab hoo maha ja sa saad öelda oma ihule, et hästi tehtud, sa jää ustav sulane. Tule oma issanda rõõmusse. Hingamispäeva juurde peab alati kuuluma see, mida esindab täna laud siin laval. Ehk et nii nagu me laulsime, mu elu kuulub sulle. Tegelikult Jumal, sina oled minu looja, sina oled minu päästja, sa oled mu issand ja Jumal ka. Sellepärast hingamispäeva kontseptsioonist võttes ära Jumala looja osaduse, selle hingamispäeva põhi olemisviis kaob ära.
Ja kolmas, hingamispäevas peab olema alati midagi, andke andeks, kallis kogudus, millest teie praegu saate vähem osa, sest teil on mingi limiteeritud vaade, eks ju, te peate lihtsalt mind vaatama. Õnneks on siin ilusad lilled ka, mida saab vaadata, aga mina saan vaadata helgesse tulevikku praegult, kaugele ja mõelda igatsuguseid mõtteid, kas või seda, et homme hakkan õppima. Või mingeid muid selliseid toredaid lubadusi, mida inimesed tulevikku vaadates armastavad anda või mõelda. Ja hingamispäeval peab olema kindlasti see mõõde ka, kus me koos oma loojaga, koos oma perega, koos oma lähedastega vaatame tulevikku ja valmistame ennast selleks ette. Nii, aga nüüd jätame selle kohvi siia ja võtan selle puldi ja tulen, sellepärast et meil on mitmekesti juba üks teenistus selja taga. See on ka üks võimalus, kuidas hingamispäeva tähistada. Et aitäh, Kaur ja Grete ja Tanja ja kes meil siin veel olid, Agne ning Kaisa jäid Tartusse maha. Et me käisime hommikul juba Tartu Elusõna koguduses siis selleks, et nad tuleksid järgmine pühapäev siia, me pidime natukese ette külvama ja käisime teenimas seal ja siis nad tulevad järgmisel pühapäeval siia. Aga see oli tore aeg üheskoos koos. Aga nüüd, tulles siis tänase teema juurde ja seda konteksti vaadates, et me järgime Jeesuse eeskuju, siis ma arvan, et ei ole siin inimest, kes poleks kuulnud umbes sellist intervjuud, kui keegi saab 100-aastaseks, siis tulevad reporterid ja küsivad, Liidia, mida sa oled oma elus teinud, et sa oled nii pika elu ja nii väärikalt elanud? Ja siis inimesed vastavad või näiteks iga aasta, kui on kuldpulmapaaride sündmus, mida ma väga fännin, te teate, mis on üks minu aasta tippsündmustest, siis seal on alati ajakirjanikud kohal, kes siis küsivad nendel paaridel, kes on 50, 55, 60 või 65 aastat koos olnud, rääkige, mis on see teie saladus, et nii kaua olete hakkama saanud, nii kaua olete koos olnud. Ja siis inimesed ütlevad üht ja teist ja kolmandat. Enamus asjad on sellised, vau, väga hea mõte. Vahest, ma ei tea, kui te olete intervjuusid lugenud, siis mõtled ka, mul siiamaani meeles üks vana proua sai 100-aastaseks ja tema ilmselgelt tema pika ja nagu põhiline vundament on see, et tuleb regulaarselt ja mõnusa tundega veini juua. Ma ei tea, kas see nüüd ikka saab pika. Aga kindlasti seal olid muud detailid ka juures, mida võib-olla ta siis ikkagi selle juures praktiseeris. Pigem ta lõõgastus võttis aega maha ja nii edasi. Aga kui me vaatame siis meest, kes elab igavesti ja kes on mõjutanud peale oma sündi, elu ja surma kogu maailma rohkem kui keegi teine, Jeesus Kristus, siis ma arvan, et on väga suur põhjus temalt küsida. Mis on olnud sinu elus need rutiinid või need praktikad, mida tehes sa oled olnud nii edukas ja mõjukas? Ma ei tea, kas sa julgeksid kunagi Jumala pojalt midagi sellist küsida, aga ma arvan, et lugupidava südamega ja hoiakuga ei ole ühtegi küsimust, mida temalt ei võiks küsida. Ja seda küsimust küsides ma tahan teid täna kutsuda siis Luuka evangeeliumi 4. peatüki ja lugeda teiega seal koos väga-väga tuntud salmid. Nendele, kes on piiblit lugenud, kirikus käinud, võiks öelda, see on üks nendest sellistest Uue Testamendi nurgakivi piibli kohtadest. Sellest jutlustatakse palju, selles on asetatud palju tähendust, aga teate, see kõik oleks võinud jäänud olemata kui. Nii et Luuka evangeeliumi 4. peatükk ja 16 salme sealt edasi. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud, ta mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte, istus maha ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainult teda. Tema hakkas neile rääkima. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Amen. See lootuse sõnum ja see selline iga hea päeva jõud, mis annab meile tuult juurde ja iga keerulise päeva ankur, mis hoiab meid mitte täiesti Jumalast eemale triivimata, oleks jäänud esile tulemata, kui Jeesusel ei oleks olnud harjumust. Ta tuli oma harjumuse kohaselt sünagoogi. Ma ikka jälle aeg-ajalt imestan, kui mõned kristlased räägivad, et kui Jeesus elaks tänasel päeval, siis vaevalt, et sa näeksid teda kirikutes, siis tõenäoliselt ta toidaks vaeseid, aitaks vigaseid ja tõenäoliselt kusagil, ma arvan, Aasia riikides reguleeriks ka liiklust Filipiinide suurtes linnades, sest ma arvan, et see on seal kõige suurem vajadus, mida see ühiskond üldse vajab.
Ja kui me vaatame Jeesuse elu, siis loomulikult ta kõike seda tegi. Ta oli seal, kus olid inimeste vajadused, aga öelda, et see ei kohtaks teda Jumala kojas, Jumala rahva keskel, see tähendab seda, et see inimene ei tunne pühakirja sõna. Me näeme seda, et Jeesus pühitses hingamispäeva ja see sõna pühitsema, mis võib-olla tänases päevas on pigem selline sakraalne sõnavara. Ma arvan, et seda on hea endale meelde tuletada, sest see on midagi, kui me räägime hingamispäevast, ilma milleta ei ole tegelikult Jumal oma loomingus hingamispäeva mõelnud ja plaaninud. Pühitsemine on väga ühest küljest lihtsalt kirjeldatuna, see on eraldamine Jumalale. See on millegi olulise, hinnalise, väärtusliku oma tava tegemistest, oma tava omamistest, oma tavasündmustest kõrvale tõstmine, see on selle väärtustamine, see on selle hoidmine, see on selle esile tõstmine, öeldes vau, vot see on selline asi. Võiks öelda lihtsustatud, see on see pühitsemine. Ja me näeme seda, et see on Jeesuse eeskuju. Nii et kui me oleme käinud terve selle hooaja ja tegelikult siis juuni lõpuga lõpetame selle pika seeria, mis kutsub esile Jeesuse eeskuju järgima, siis täna ja järgnevatel pühapäevadel küsi enda käest Jumala sõna valgusel ja püha vaimu tarkuses, kas mina olen see, kes pühitseb hingamispäeva, kas mina väärtustan seda sama eeskuju. Vaadake, see ei olnud ainult Jeesus, kes väärtustas hingamispäeva, vaid tegelikult meie jaoks võib-olla isegi hirmutaval moel praktiseerisid ja väärtustasid seda ka Jeesuse lähikondlased. Kõige teravamalt, see on raske sõna, aga ikkagi kõige teravamalt tuleb see esile siis, kui Jeesus suri. Me näeme seda, kuidas tema kõige lähedasemad, need, kes teda kogu südamest armastasid, need, kes ei olnud absoluutselt nõus selle poliitilise, sotsiaalse ülekohtuga, mis Jeesuse suhtes tehti, nad ei läinud järgmisel päeval hauale. Miks? Sest oli hingamispäev. Nad hoidsid ennast tagasi kuni selle hetkeni, seda on nii tore evangeeliumites näha, nii kui päike hakkas tõusma, siis hingamispäev sai läbi ja siis nad olid kõksti kohal ja platsis. Aga nüüd ma tahan täna tegelikult teile lihtsalt pakkuda sellist kaasamõtlemiskeskkonda, kui me räägime hingamispäevast, siis täna ma tahan rääkida eelkõige loomisloost tulenevast hingamispäevast, mitte siis juudi kultuurist ja nende vaimulikust traditsiooni seletustest lähtuvalt toorale istutatud hingamispäevast. Ja me korra lihtsalt vaatame, mis on see erinevus ja ma ei süvene sinna liiga palju, aga hingamispäev võiks öelda on üks väheseid selliseid asju, mida me võime päris maailma loomise algusest näha ja millele piibel viitab tagasi. Jeesus näiteks samamoodi viitab tagasi abielule ja just mehe ja naise vahelisele abielule ja ütleb, et loomise alguses lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. See on midagi, mis on mitte lihtsalt seadusest tulnud. See on midagi, mis ei ole lihtsalt tulnud, proovime, katsetame, leiutame, nuputame, kuulge poisid, vot see muster töötab kõige paremini. Ei, see oli päris alguses kohe loomisest ja võiks öelda täpselt selle sama mustri sisse istutub ka hingamispäev. Lisaks, ja täna ma nendesse ei lähe, aga lihtsalt julgustan sind palvetama ja mõtlema, kui sa selles kuus loed hingamispäeva teemat, siis Jumala sõnas on alati nii palju kihte. Kõigepealt esimene kiht, kui sa loed. Nii kui sa oled vana professionaal või oled doktorantuuris käiv teoloog või sa oled täna esimest korda või teist korda tulnud kirikusse, siis vaata kõigepealt, mida see tekst ütleb nendele inimestele sellesse hetke, kus need parasjagu olid. Vähemalt nii palju, kui me teame, nii palju, kui me mõistame. Et kui Jumal ütles Moosesele, mine läbi Punase mere, siis me saame aru, et selge, see konkreetne tekst, see käsk oli antud Moosesele seal. Siis me küsime, kas selles tekstis on midagi täna minule, kas see kõnetab ja puudutab minu elu, kas mina peaksin kuidagi oma elu natukese ümber formeeruma, meelt parandama, midagi oma elus muutma selle teksti kohaselt. Aga teate, Jumala sõnas on alati ka selliseid sügavaid ilmutuslikke kihte. Need on midagi, mida loomulikult on võimalik lugeda kommentaaridest ja vaadata YouTube'i jutlustest, aga ma usun, sul on olnud kristlasena vähemalt see kogemus, et sa loed Jumala sõna ja korraga sa avastad sealt midagi, mida sa ennem ei ole näinud. See puudutab su südant. See annab sulle selle kogemuse, et ma ei lugenud täna lihtsalt Jumala sõna, vaid see Jumal, kes oma vaimu kaudu inspireeris selle sõna, istub siin minuga koos. Ja ta hingas mõne lause peale. Ja selleks elavaks minu jaoks. Samamoodi, kui me loeme hingamispäeva konteksti, siis ühest küljest on see prohvetlik vaade inimkonna loos. Et siis, kui tuleb hetk, kus inimeste tööd lõppevad, siis tuleb ajastu,
siis tuleb see kogu inimkonna lunastuslooline hingamisaeg, kus me jõuame inimeste tegemistest Jumala hingamisse. Seal on samamoodi veel hingamispäeva tekste, kui sa loed see kiht, mida Uue Testamendi autorid kirjutavad, ütlevad, et kui me oleme saanud uueks looduks Kristuses, siis meil on võimalus leida see hingamine koos Jeesuses Kristuses. Juba siin maa peal käies, isegi oma tööd tehes, isegi aeg-ajalt keeruliste ülemuste alluvuses töötades või ise raske ja keeruline ülemus olles. Mul on tegelikult see tõotus ja see lootus, et ma võin ka selle sees leida sellist hingamist, mis annab rahu ja julguse mulle, aga mis annab ka mind ümbritsevatele inimestele selle kogemuse, et me saame kõigega hakkama. Me läheme kõigest läbi. Meil on lootust ja tulevikku. Nii et hingamispäevas on nii palju erinevaid kihte, aga nüüd tulles selle konkreetse Jeesuse eeskuju järgi, kuidas tema tähistas ja pühitses hingamispäeva, siis see on ühest küljest ju nii lihtne ja nii konkreetne käsk. Ja kui me vaatame ka kiriku ajalugu tagasi ja vaatame tänast päeva, siis samas see on teema, mis on toonud nii palju segadust ja nii palju ka selliseid vastuolulisi kirikus. Kas on õige tähistada laupäeva või pühapäeva? Kui pika teekonna võiks kristlane käia maha, kui ta kirikusse tuleb, sest et juudi traditsioonis oli väga selge, oli hingamispäeva teekond 1,1 kilomeetrit, et see ja siis juudid leiutasid erinevatel aegadel erinevaid trikke, et kui sa oled vee peal liigud, siis sa ei liigu nii pikka maad, siis seda ei nimetata nii-öelda käimiseks, siis nad panid aeg-ajalt veepadjad endale istumise alla, seal on nagu terve suur teooria. Me võiksime jäädagi nendesse detailidesse, aga see, mida ma olen mõistnud Uus Testament rääkides hingamispäevast, ei räägi siis mitte sellest lepingulisest käsuseadusest, mille täitmine annab sulle võimaluse pärida osadus Jumalaga siin maa peal ja igavene elu taevas. See on see, mis tuli sealt Vana Testamendi lepingust ja seadusest. Ja me ei räägi täna sellest, sest Kristus on surnud, Kristus on täitnud kõik käsu ja kõik seaduse, vaid me tuleme tagasi selle loomise juurde ja küsime Jumal, kuidas mina oma elus võiksin elada sellise mudeli järgi, et sinu loomises mõeldud rütm saaks tegelikuks elatud ka minu elus. Kui sa vaatad esimese Moosese raamatu 2. peatükki esimest 3 salmi, siis need on need alusteksti ja aluskirjakohad, mida me selle konteksti juures ju mõtleme. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Ma imetlen seda Jumala nagu suuremeelsust ja seda lahkust, sest nii palju, kui me mõistame Jumalat ja see tõesti on suhteliselt vähe, me saame aru, et tema ei vajanud hingamispäeva. Tal ei olnud energiakriisi, ta ei pidanud magneesiumitablette võtma ega D-vitamiini, sellepärast et ta oli kusagil siin Põhja-Euroopa ülemistes piirides, et energiat saada. Ei, aga kuna ta lõi sind ja mind enda näo järgi oma lasteks ja Uues Testamendis Efesuse kirjas Paulus õpetab öeldes, et me jäljendaksime Jumalat, nii nagu armsad lapsed jäljendavad oma vanemaid, siis Jumal kohe alguses elas ette seda mustrit. Meelis tuletas meile meelde Jumala sõna põhimõtet, et ühest küljest kogu meie elu kuulub Jumalale. Absoluutselt kõik. Meil ei ole endal ju midagi. See tervis, mis meil on antud, see jõud, mis meil on antud, see oskus, mis meil on antud, lõppkokkuvõttes see kõik tuleb Jumalalt. Aga me oleme aru saanud, et võiks öelda, et 10% meie rahalistest vahenditest, mis ta meil on andnud, selle me anname otse investeeringuna tagasi. Pärast seda ka ikka minu kodu ja minu auto ja kõik need asjad, Jumal, kuidas ma võiksin neid kasutada sinu ülistuseks ja sinu õnnistuseks. Aga 10% minu rahalistest vahenditest kuulub otse talle tagasi andmiseks. Ühest küljest see on ju loomulik, et kuidas siis kogudus saab toimida, aga teisest küljest see on nagu minu usu väljendus. Et ma tean, et Jumal, kui ma sulle annan, siis see on tunnustus ja tunnistus sellest, et Jumal, sa ei jäta mind iial hätta. Sa annad mulle tarkust, sa annad mulle jõudu, sa annad mulle vahendeid. Aga nüüd, miks ma seda räägin? Võiks öelda, et sarnane protsent ka selle loomisloo järgi nii-öelda otse tagasi investeeringuks
meie ajast kuulub Jumalale ja see ei ole mitte 10% või kui sa lihtsalt arvutad, see võiks öelda siis on 14,2%, üks päev 7 päevast. Ja ma arvan, see on üks küsimus, mida tasub endalt küsida. Mitte selliselt, ma peksan ennast ja süüdistan ennast, aga Jumal, sa oled andnud mulle kogu selle aja. Mul on kalender, ma plaanin seda. Mul on oma unistused, mõtted, ma istun siin toolil ja vaatan helgesse tulevikku. Kui ma hakkan seda helget tulevikku vaatama, kas ma sellest lähtuvalt, et ma usaldan sind ja olen lugupidav sinu suhtes, kas ma harjutan ennast koheselt, et ma planeerin 14,2% otse tagasi investeeringuteks sulle. Ma annan 1 päeva oma nädalas nagu teadlik sinule. See ei tähenda seda, et pärast seda ma elan suvalt oma elu edasi. Ei, ülejäänud mu elu kuulub ka sulle. Aga ma arvan, et see on midagi, mida eriti tänapäeva inimestena me peame endalt küsima ja mõtlema. Sest muidu juhtub see, et meie ajast jäävad Jumalale tihti ainult riismed. See on nii, nagu see nali on, et nii suur osa meist eestlastena, me käime nende riietega, mis on kas parem enne möödas või suurem enne kandnud, eks ju. Ma arvan, et tänases sellises ökoajastus on ju see väga tore, et me ostame need taaskasutuspoest. Aga mulle tundub, et Jumalale aeg-ajalt me anname ka selle aja, mida parem enne möödas või suurem enne kandnud. Nüüd inimesed, kes on seda proovinud ja katsetanud, ma mäletan ise ka, kui ma alustasin selle praktika ja selle oma kalendrisse panemisega ja ma räägin oma elust mitte sellepärast, et sina peaksid nii tegema, aga tänase, üldse minu sellise teenimise elu konteksti juures ma sain väga ruttu aru, et mul ei sobi see, et see on üks konkreetne päev. Mul kuidagi ei õnnestu seda teha. Nüüd me tavaliselt vaatame Monikaga juba vähegi võimalik mitmed nädalad ette. Näiteks eelmine nädal oli minu hingamispäev reedel. Vabandust, ma ütlen reedan välja. Järgmisel nädalal on esmaspäeval ehk et homme. Me vaatame nagu varakult ära, me paneme nii, et minu jaoks on oluline, et selles päevas oleks see asi olemas, et mul on aeg, kus ma olen Jumalaga. Aga samamoodi on see aeg, kus ma saan moel või teisel on oma perega, oma abikaasaga koos ja vahest arva, kui lapsed kodus on, siis kuidagi moodi, eks ju, nendega ka. Aga on terve hulk inimesi, kes ütlevad mulle, et ma proovisin, ma katsetasin ja tead selle asemel, et see tooks mulle hingamist, selle asemel, et see tooks kuidagi sellist nagu ilmutust või vabadust. See on tekitanud süütunde, sest ma vaatan ümberringi, et kui teised töötavad ju ennast nagu enesetapumissioonil surnuks. Siis on toonud sellise pinge minu sisse, sest et kui ma mõtlen, mida ma kõike oleks saanud selle päevaga ära teha, mida kõike ma oleks tegelikult pidanud täna tegema, siis selle asemel, et puhata, selle asemel, et vaadata helgesse tulevikku, mul kogu aeg küüned olid kusagil tooli sees kinni ja ma ei saanud edasi. Siis ma loodan, et lihtsalt asja, mida Uus Testament tegelikult meile nagu õpetab või mida minu oma praktika on ka mind ennast nagu kutsunud üles korrastama ja paremal moel uusi lahendusi leidma. Esimene asi, kogu Jumala sõna hakkab tööle meie elus tegelikult usu kaudu. See on nagu nii lihtne ja ma ei hakka täna usujutlust pidama siin. Mõned juba ehmatasid ära, et ega me siit ei saagi enne 9 minema üldse mitte. Aga mida ma mõtlen selle all on see, et ma pean enda sees nagu leidma selle tasakaalu, et Jumal, üle kõige, miks ma midagi sinu sõnast lugedes rakendan ja teen, ma usun, et see on parim mulle, sinu loomingule ja see on austuseks sulle, minu loojale. Ja ma pean oma usu sinna, me elame täna omast arust väga ratsionaalsel ajal ja meil on ainult see, et me tahame kogu aeg sinna oma Facebooki pildi ümber panna ju selle, mina usun teadust. Ja nüüd tänu Jumalale selle ajuteadlase aru eest, eks ju. Vähemalt tema on hakanud kirjeldama, et tuleb logeleda, tuleb puhata, vaata, mida eestlased on hakanud pärast seda küsima aeg-ajalt. Kuule, kas sa oled ka õppinud logelema? Ma saan aru, see on uus töö. See on uus tähtis asi, kui me ei logele, siis me ei ole eurooplased, siis me jääme maa ja me ei ole piisavalt nagu kursis tänaste trendidega. Ma ei tea, kas nüüd selle pärast peab logelema, aga tõsi, selles mõttes loomulikult me näeme ka, et teadus täna juba toetab seda ja loomulikult inimeste kogemused ja kui sa oled elanud juba 50-seks nagu mina, siis saad aru, et ega ilma hingamispäevad enam päris hästi ei saa ka, eks ju, nii edasi, aga ikkagi, ükskõik mis on veel need taustajõud, ma pean oma sees jõudma sinna välja, et Jumal, eelkõige üle kõige, see on sinu sõna. Ja minu rõõm on see, kui ma leian viisi, kuidas seda sõna praktiliselt panna oma ellu.
Ma ikka vahest niimoodi julgustades ütlen inimestele, kes väidavad mulle, et piibel on nii keeruline. Seda ei saa üldse oma ellu panna. Seal on kõik nii raske ja kõik head asjad on ära keelatud. Need lähevad kas liigsöömise või amoraalsuse või patu alla. Ei ole. Näiteks vaata, Jeesuse eeskuju on aeg-ajalt väga lihtne järgida. Ühes kohas kõige lühem salm on, et ja Jeesus nuttis. No, ikka vahest saame seda teha. Või vaatame näiteks seda salmi ja Jeesus magas. Mina üldiselt ikkagi iga öö saan seda Jeesuse eeskuju järgida, aga siis tulevad ikka need päris kirjakohad ka. Ja vot see, kui sa saad aru, et see on Jumala mudel inimeseks olemise juures ja samm-sammult ma õpin seda rakendama, siis vot see on midagi, millisel viisil on Jumal inimese loonud. Meie sügav rahulolu ei tule tegelikult eelkõige mitte sellest, et me oleme õnnestunud milleski, vaid sellest, et me mõistame, et meil on rahu Jumalaga. Jumala sõna on leidnud koha minu elus. Ja vaadake, kui me hakkame seda oma elus nägema ja praktiseerima ka hingamispäeva koha pealt, siis see on üks asi, mis annab nagu selle jõu ja vabaduse. Nüüd teine asi, ma arvan, mida eriti minusugune tüüp, näed, mul on ikka kohvi ka siin olemas, ausõna, no pean hingamispäeva. Väga kaua pidi oma elus nii-öelda nagu kehtestama ja otsima seda viisi, kuidas see rakenduks. Ja see on esimese Moosese esimene peatükk, kui sul on piibel, võta, ole ja ikka lahti ja sealt 31. salm. Sest ega siis algselt, kui piiblit kirjutati, ei olnud esimene peatükk ja teine peatükk. See on lihtsalt eelsalm sellele, kui hakati rääkima 7. päeva pausist. Ja mida 31. salm seal siis ütleb? Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, 6. päev. Ja mulle tundub, et üks põhjus, miks paljud inimesed ei saa kätte nii-öelda seda hingamispäeva feelingut, seda jõudu, seda rahu on see, nad ei suuda kuidagi oma eilsega rahu teha. Kas jäävad mingid praktilised ülesanded? See on näiteks üks põhjus, miks mina pastorina, mul ei ole kunagi see esmaspäevane vaba päev sobinud. Sest pühapäevast jääb nii palju veel lõpetamata asju. Tavaliselt tuleb veel mingid vestlusi pidada, tavaliselt tuleb mingid e-mailid saata, veel mingid asjad ära korrastada. Ma saan aru, et mul ei ole üldiselt esmaspäeval seda võimalust. Homme teen, aga üldiselt mitte. Et ma olen teinud eilsega rahu. Aga ma arvan, see on üks midagi, mida me peame kristlastena õppima. Et kui me vaatame tagasi, me ütleme, et Jumal, need asjad, mis läksid hästi, ma oskasin neile anda hea hinnangu. Ma väga tänan sind selle kõige eest. Aga ka need asjad eilsest ja üleeilsest ja üle-üleeilsest, mis minu arvates oleksid võinud minna hoopis teistmoodi või kolmandat moodi või ma ei tea isegi veel millisel moel. Ma teen nendega ka rahu. Ja ma usaldan, et sinu kätte uskudes, et nii nagu see salm ütleb, et see, mida Jumal sina tegid, see on väga hea. Vot siis on see, et ma õpin saama nii-öelda seda kasumit ja profitit kätte nii hingamispäevast, aga ka nendest hingamisaegadest, mida ma veedan koos Kristusega. Nii et see on esimene oluline asi. Kui me mõtleme hingamispäevale, siis see on eelkõige ja ülekõige. See on Jumala loomingusse sisse kirjutatud inimeseks olemise muster. See on see viis, kuidas me oleme tehtud. Nüüd teine, loomulikult see on osa 10 käsust. Ehk et 2. Moosese raamatu 20. peatükk ja 8. salmist alates on see koht, kus Jumal õpetab. Seal on erinevatest aegadest, vahest osad vaidlevad, aga mina ütlen, et ära sellepärast vaidle. Osad ütlevad, et see on 3. käsk, teised, et see on 4. käsk, aga me ütleme, et see on igal juhul Jumalast antud sõna. Ja 2. Moosese 28-11 pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päevade tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja su tütar, ega su sulane ja teeni, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Ja jälle, mäletate, mida ma algus ütlesin? Mis on tänase päeva erinevus? 2. Moosese kirja pandud on see, et tollel hetkel see oli lepinguline tekst selles. Kui sa seda tegid,
siis sinu üle rakendusid Jumala lepingust tulevad tõotused. Kui sa seda ei teinud, me võime pärast lugeda, aga sa võid kodus lugeda, teise Moosese raamat räägib seda ja pärast muud tekstid ka, siis tegelikult ka hingamispäeva mittepidamine oli karistatav surmaga. Aga 10 käsku, rohkem kui käsud, on ju tegelikult suunised Jumala näolise looduna, Jumala kutsumise ellu elamiseks. Ma saan aru, et need on need printsiibid. Ja mäletan kunagi, kui mina enda sees nagu natukese võitlesin ja tegelesin, et ma ei tea, kõik teie siin ülejäänud töötate vabatahtlikuna koguduses. Mina olen see, kes saab palka selle eest. Ma küll ei tohiks hingamispäeva võtta, sellepärast et teie tulete ju oma vabast päevast siia. Siis ühel hetkel, see ongi viis, kuidas Jumal peab pastoritega ilmselt tegelema, sest nemad on niisugused veidrikud. Normaalsetele inimestele saab palju lihtsamini asju selgeks. Siis ühel hetkel kuidagi see kõnetas mind, et vaadates 10 käsku, mõtlesin, kas see on normaalne, kui pastor tapaks kedagi? Ei ole. Kas see on normaalne, kui pastor rikub abielu? Ei ole. Kas see on normaalne, kui ta valetab, kui ta himustab ligimise vara või midagi? Ei ole. Aga miks see on täiesti normaalne, kui ta ennast surnuks töötab? See on peaaegu nagu auhinda väärt. Mitte teie seda tahtsite, aga see oli minu enda väljakutse. Ja ma sain aru, et ei. Jumal, ma ei saa võtta ära seda ühte Jumala näolisuse kandmise viisi teiste kõrvalt. Nüüd me peame nagu endale meelde tuletama Uut Testamenti ja see on olnud juba päris Uue Testamendi algusest alates selline omamoodi pingeväli. Sest siis ka, kui inimesed tulid usku Jeesusesse, seal oli ju terve hulk juudi taustast inimesi, kes ütlesid, väga tore, et sa usud Jeesust. Väga hea, Marko, et sa said ristitud ja kuulud kogudusse, aga ikkagi on veel nii, et sa ei tohi süüa seda liha, sa ei tohi teha seda ja sa pead raudselt hingamispäeva pidama ja see on laupäev. Ja me näeme, kuidas Paulus tegelikult nagu mitte ühel koosolekul, mitte 3 koosolekul, vaid see on terve pikk periood, kus selle teemaga tegeleti. Ja siis Apostlite tegude 15. peatüki 28. ja 29. salm on nagu väga lühike kokkuvõte, mida ma praegu seal loen. Ja seal tuli kokku apostlite konsiil. Need inimesed, keda Jumal oli unikaalsel moel kutsunud ja asetanud oma ihusse, kes olid koguduse aluspanijad ja nemad ütlesid, Püha vaime meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna ühtegi muud koormat kui need hädavajalikud. Hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest. Te teete hästi, kui te neist hoidute. Jääge terveks. Need olid 4 asja, mida seal öeldi, et Vanas Testamendi seadustes kokkuvõtlikult toodi üle ja öeldi, neid järgige. Hingamispäeva selle sees ei olnud. Nüüd, kas see tähendab, et meil on täiega põhjust hakata kuidagi naeruvääristama neid, kes, ma ei tea, peavad laupäeva või ei tee üldse tööd pühapäeval? Absoluutselt mitte. Paulus, mulle meeldib see tema praktiline tasakaalukus. Ta Rooma kirjas tegelikult kirjeldab ja ütleb, et ärge kuidagi halvustage neid, kes mõnda päeva pühitsevad olulisema kui teist päeva. Aga mida ta ütleb? Ärge naerge nõrgema venna ega õe üle. Aga ta kusagil ei ütle, et see peab rakenduma kõikide eludesse. Kui kellelgi on aega ja soovi seda teoloogilist tausta rohkem nagu tahate ennast kurssi viia, Allan Kroll on minu arust teinud väga head 3 sellist praktiliselt tunniajalist saadet, kus ta kirjeldab lahti, räägib lahti neid Vana Testamendi ja Uue Testamendi esmapilgul paistvaid vastuolusid. Miks mitte kogu see hingamispäeva teema? Ma ei hakka nendesse täna laskumast. Ma arvan, et see ei ole selle teenistuse formaadi küsimus. Aga kui sul on nende teemade kohta nagu sellist, et mida siis või kus moel või mida ma peaksin ütlema neile, kes tulevad ja ütlevad, mida? Hingamispäev, šabat tuleb öelda või et ainult õige asi on siis, kui me laupäeva pühitseme ja teeme seda sellisel moel, siis vaata neid, luba Jumala sõnal oma elu puhastada, et sa võiksid olla julge selles usus, millesse Jumal sind on kutsunud. Sest ka see on väga oluline, väga tähtis. Aga tulles jälle tagasi sinna, esiteks on hingamispäev juba päris loomise algusest. Teiseks, ta on kirjutatud 10 käsku sisse, mida meie täna ei võta nii-öelda lepingulise tekstina, aga mida me võtame väga selgelt Jumala instruktsioonina. Tema loo ja näolisus ei tule muidu meie elus esile, kui me seda ei praktiseeri. Ja see 3, mida ma ikka jälle mitu korda juba alguses saadik olen maininud, on see, et Jeesus praktiseeris süstemaatiliselt hingamispäeva. Ja ma arvan, et kui meil oleks ühtegi muud teksti, kui meil ei oleks ühtegi muud põhjust, siis juba sellest lähtuvalt meil
on kohustus endalt küsida, et kui Jumal tahab minus, inimeses, ilmutada oma poega, siis kuidas see pool temast tuleb esile, kui minu elus ei ole seda hingamispäeva rütmi. Ja kui me vaatame Jeesust, siis loomulikult see on huvitav, see on üks suurematest konfliktide teemadest Jeesuse elus. Sellepärast, et juutide traditsioon kirjeldas väga täpselt ette, milline pidi hingamispäev olema. Aga Jeesus, kes tuli ja ütles Matteuse evangeeliumis, et ma ei ole tulnud, et seadust ühistada, vaid seda ellu elada, elas seda tegelikult ellu hoopis Jumala näoliselt. Ja see on huvitav vaadates, kuidas tema elus see kehtestus oli. Esimene asi, mida me näeme, see on tegelikult hingamispäev, see on Jumalale andmine. See ongi see, et ma võtan selle 1/7 oma igapäevastest, oma iganädalastest toimetusest, ma ütlen Jumal, see päev on pühitsetud sulle. Mulle meeldib väga ühe teoloogi kommentaar, kes ütleb, et hingamispäev on Jumala armuline meeldetuletus, et me pole määratud ainult tööks, vaid ka osaduseks. Hingamispäev on Jumala armuline meeldetuletus, et me pole määratud ainult tööks, vaid ka osaduseks. Ja sellepärast ma julgustan, et kui sul on see üks päev, mida sa siis vastavalt oma elurütmidele saad asetada ja sättida, kui see on sinu jaoks pühapäev, siis Jeesuse loost nähes, minu arust ei ole alternatiivi. Üldjuhul tuleb käia koguduses, Jeesus läks oma harjumuskombel sünagoogi. Aga kuidas ma selle kõige keskel ütlen, et Jumal, see päev on eraldatud sulle. Tule ja kõneta minu elu. Tule ja puuduta minu elu. Las need asjad, mida sa oled istutanud ja asetanud minu ellu, las need hakata kasvama. Ma täna Tartus teenides just küsisin seda lastevanematelt, et kas te teate, et millal lapsed kõige kiiremini kasvavad? Öösel. Väidetakse, et öösel ja on terve hulk taimestikku, kes kõige võimsamalt areneb talvel, mitte kevadel, suvel ega sügisel, kus meile tunduks normaalne, vaid hoopis talvel. Ja on midagi meie elus, mis läheb õide ja kasvama, võiks öelda ainult selles hingamispäeva kontekstis, kui mina võtan hoo maha ja luban Jumalal oma elus tegutseda. Teine asi, me vaatame, kuidas Jeesus praktiseeris hingamispäeva, kuidas ta seda pühitses. Need olid erilised halastustööd. Ja hingamispäev tuletab meelde tegelikult ja paneb meid küsima, kas me armastame meie ümber asetatud inimesi rohkem, kui hetkel kehtivad kultuurinormid peavad mõistlikuks. Hingamispäev loomulikult on selleks, et minu ja Jumala vaheline kontakt oleks tugev, aga samamoodi on hingamispäev antud selleks, et ma vaataksin oma elus, oma igapäeva jooksmiste keskel. Ma tihti ei jõua näha neid inimesi, ainult need, kes kuskile minu põhitrajektorile ette jäävad, nendele ma astun otsa ja võib-olla aitan kellegi püsti, võib-olla kogemata lükkan kellegi ümber ka. Aga me vaatame Jeesuse teenimist, just neid sündmusi, neid tervenemisi, mida ta teadlikult tõi esile hingamispäeval. Siis see oli selles hetkes armastuse väljendus, mis ületas toonase kultuurinormid. Ja hingamispäev küsib meilt, kas suuremeelsus, mis on loojalt minusse antud, on jätkuvalt peegeldumas minu elu, minu hoiakute, minu tegevuste kaudu või mitte. Ja kolmas, mis on absoluutselt loomulik ja vajalik samamoodi, hingamispäev on hetk, mille ma võin võtta endale. Ja hingamispäev pole pelgalt paus nädalas. See on kutse pöörduda tagasi oma looja juurde, et meelde tuletada, et minu väärtus ei sõltu minu sooritusest, vaid tema armust. Me oleme, nii nagu Piibel õpetab, pühavaimu tempel. Ja selleks, et me toimiksime, me peame endale andma samamoodi puhkust. Me peame võtma selle aja ja see on kurb statistika, mida aastaid tagasi ma kuskilt USA uuringutest leidsin, et kui vaadati ja uuriti, et miks terve hulk häid usklikke on langenud, miks terve hulk suurepäraseid pastoreid, töötegijaid on ühel hetkel, kes on ahnusesse langenud, kes on amoraalsusesse langenud, kes on mingeid muid eksimusi teinud ja nad on pidanud loobuma oma kutsumusest ja oma teenimisest. Siis esmapilgul ongi väga lihtne vaadata ja öelda, no sa tarbisid liiga palju alkoholi või sa vaatasid võõraid tibisid või sa tegid mingisugust sellist sahkermahkerit maksuametiga. Aga see statistika oli see, et rohkem kui 80% nendest olid tegelikult üle töötanud ja nende elus puudus
toimiv hingamispäeva rütm. Nad ei olnud andnud endale, sellele pühavaimu templile seda aega, seda hetke, kus nad tulid, istusid, jõid kohvi, ajasid oma asja Jumalaga ja vaatasid tuleviku perspektiivi ja küsisid Jumal, mida kõike me veel ühises teekonnas võiksime plaanida, mõelda ja unistada. Kuidas on sinuga? Üsna pea tuleb Mattias ja pastor Joonatan ja me murrame koos leiba. Me tuletame meelde, mida Kristus on meie eest teinud. Ja on hulk inimesi, kes seda tehes ainult mõtlevad sellele, et ma saan juurde väge, ma saan juurde jõudu, ma saan juurde tarkust, et elada ellu kõiki neid väljakutseid, mis mind homme ootavad. Absoluutselt, see on üks oluline perspektiiv. Aga tegelikult siit me näeme ja kogeme seda, et me oleme kutsutud ka lihtsalt Jumala osadusse. Lihtsalt olema tema kõrval, olema tema jaoks ja tema on meie jaoks. Ja võib-olla täna mõni, kes me siia oleme tulnud või kui sa vaatad meid üle internetti, sa pead just seda piiblitõde enda jaoks meile tuletama. Et enne kui ma olen millegi tegemiseks loodud ja kutsutud, ma olen loodud ja kutsutud sinuga koos olemiseks. Ja kas need 3 asja hingamispäeval, et hingamispäev on Jumalale 1/7 minu ajast. Hingamispäev tuletab mulle meelde seda küsimust, kas ma täna olen valmis armastama rohkem kui minu kultuur või minu keskkond minult ootab või nõuab. Ja loomulikult on hingamispäev ka selleks, et minu oma jõuvarud, oma energia, oma tervis võiks toimida ja töötada. Ja teate, iga kord, eranditult iga kord minu elus, kui on võtnud aega vähe või palju, aga ma olen suutnud kuidagi Jumala sõna oma igapäevaelu praktikasse panna, siis vaadates tagasi ma pean ütlema, see on küll äge. Jumal, see töötab nagu palju paremini, kui ma oskasin oodata või loota. Ja iga kord, kui ma olen mingil põhjusel, mingite vabandustega vooderdanud oma eluteed ja öelnud, et kunagi tulevikus, homme hakkan õppima. No see ei ole meie aja jaoks täna, see ei toimi täna minu kalendri jaoks, minu graafiku jaoks. Siis lähevad mööda mõned aastad, mõned ajad. Ja kui Jumal on andnud armu ja ma ei ole kuidagi hingetuna ära surnud, siis ma pean tagasi vaadates ütlema, et oleks ma toona teinud nii, nagu sinu sõna ütleb, oleks täna minu olukord tõenäoliselt palju parem. Sellepärast hea kogudus, ma julgustan meid, järgneme ka selles osas Jeesuse eeskujule. Tõsi, meie ajastus on see väljakutse ja me peame kusagil taustas seda hoidma, et mõnede inimeste jaoks on puhkuses saanud võib-olla isegi peaaegu täiesti omaette ebajumal. Puhkus, hingamispäev, see tähendab kindlasti kõige kallimat reisi, kõige paremates hotellides ja kõige vingemates safari väljasõitudes ja kui ma seda ei ole saanud, sest ma ju Facebooki seinast nägin, et kõik mu sugulased ja minu trepikojas elavad inimesed on seda juba teinud. No siis Jumal, ma ei tea, ma ei ole õieti puhata saanud või õieti puhata osanud. Ärge sellesse lõksu ka langege. Minust oli nii tore kuulata, kui me olime Rootsis meeskonnaga ja selline puhkuse hingamispäeva teema oli seal, siis Peeter Nordberg, ta rääkis muid asju veel, aga see üks asi, mida ta meelde tuletas, seal oli see puhkamise mõistes. Sa pead õppima avastama, mis pakub sinu elule rahuldust. Mis on see, mis täidab sinu paagi? Kui sa hakkad kopeerima kedagi teist, kui sa proovid olla keegi teine, siis see röövib sult palju rohkem, kui sa isegi oskad arvata. Aga kui sa leiad ka hingamispäeva mustris Jumala sõna kohaselt, aga sinu elule, sinu olemisviisile ka kohase toimimisviisi, siis on hämmastav, kuidas Jumal saab täita sind ja kuidas Jumal saab selle kaudu esile tuua oma näolisust just seal paigas, kus oled sina. Amen. Amen. Tõuseme koos püsti ja ma palvetan ja siis annan Mattiasele lava üle ja ülistustiimile. Kallis isa, me täname sind, et sa oled nii targalt meid loonud. Ükski suund, ükski detail, mida sa oma sõnasse oled lasknud kirja panna, ei ole kirjutatud selleks, et kuidagi meie elu kitsamaks teha. Et kuidagi näidata seda, kui, ma ei tea, nõmedad või saamatud või kehvad me oleme. Ei, vaid me täname sind, et sa oled andnud meile oma sõna, mis lubab seda praktiseerides sinu armul täiesti uuel moel esile tulla. Isa, aitäh sulle, et me elame selles ajas, mis on nii rikas võimaluste poolest. Me täname sind kõikide nende
erinevate töökeskkondade ees, kus me võime olla ja elada ja nii, nagu su sõna ütleb, praktiseerida seda 6 päeva tee tööd ja 1 päev hinga. Aga me täname sind, et sa oled toomas meile ka meeletuletus sellest, et sinu näolisus ei tule esile ilma puhkamiseta. Õpeta meid selles. Õpeta meile seda, kuidas seda rakendada oma igapäeva, oma iga nädala graafikusse. Aga isa, õpeta meid ka selles, kuidas kristlasena õppida hingama Jeesus sinu armus, sinu vaimu võidmises, sinu väes ja sinu helduses. Et ka nendes aegades, kus on vaja panustada rohkem, kus on kiire ja tihe, et me võiksime leida, nii nagu Jeesus seda õpetas meile, mul on rooga, millest teie ei tea. Ja see roog tuleb esile siis, kui ma teen oma isa tahtmist, kes mind on läkitanud. Isa, ma palun nende pärast, kes on siin või vaatamas meid üle televiisori ka, kes võib-olla ka oma hingamispäeva eiramise tõttu on kuhugi keerulisse kohta jõudnud oma tervisega, oma emotsionaalse tervisega, on see ärevusega võitlemine, on see mingid muud teemad. Isa, ma palun, et su terendav vägi võiks puudutada neid seal, kus nad on. Aga isa, ma palun, et neil võiks olla julgust alandada ka ennast sinu sõna alla ja küsida, Jumal, mida ma pean muutma, et mu elu võiks olla terviklik ja terve. Et mu elu võiks jutustada sinu armu ja suuruse lugu. Isa, sa oled oma sõnas andnud selle imelise tõotuse, et kui meil on puudu tarkusest, siis me võime tulla ja küsida sinu käest ja sina annad meile vastuseid ilma etteheitlet tegemata. Seda ma palun ka täna iseendale, oma kaasteelistele siin, aga nendele, kes on kusagil keeruliste kohtade peal, et sa annaksid meile tarkust, kuidas oma rütme, oma elutempot seada selliselt, et see kutsumus, mis sa oled meile andnud, saaks ellu elatud täiel määral. Et sinu annid, mis sa meisse oled pannud, võiksid vägevalt esile tulla ja olla õnnistuseks. Aga isand, kõige selle keskel me ei oleks need, nagu vanem poeg, kes ütles, et ma olen sind ainult orjanud. Ma olen teinud kõike, mida sa oled öelnud ja rohkemgi veel. Ja ma ei ole saanud tähistada, ma ei ole saanud pidutseda, ma ei ole saanud rõõmu tunda sellest, et ma olen poeg, et ma olen Jumala laps. Anna meile tarkust, et me ei läheks sinna, vaid võiksime olla need, kes tunnevad rõõmu sellest, et me kuulume sulle kõigega, kes me oleme ja kõigega, mis sa meile oled andnud.